Kutsume lavale minu hea sõber Miikael Meemaa. Aitäh! Ma olen siin mõelnud, et mille nimel nagu õige eestlane töötab, on ju. Ja minu arust õige eestlane töötab ikka selle nimel, et ta saaks endale suvila või maakodu osta. Et siis seal ka muru niitmas käia. See on meie arusaam finantsvabadusest. Kui sa saad piisavalt rikkaks, siis sa saad lubada endale 2 päeva nädalas, kus sa teed tasuta tööd. Ja seda on lahe vaadata, et isegi praeguste kütusehindade juures ikka tüübid iga nädalavahetus sõidavad mitusada kilti kuskil karu perse, et 2 päeva muru niita. Ja siis pühapäeval vaadata lihtsalt, et päris hea. Davai linna tagasi. Tegimegi ära. Ja siis vaata osad räägivad veel, ei, tead, ostame suvila, ostame, ja tead mis, paneme oma karturi maha. Ja mul alati nagu oma karturi maha. Tead, kui palju tööd see on? Nüüd sa oled aasta aega vagude vahel, saad koti kartult, see on Rimis 5 €, mida sa teed? Sest me ei läheks muude sarnaste projektidega kaasa ju. Ma ei tea, kui su sõber ütleb sulle, et mees, mul on ülihea skeem, kuidas me saaks oma vetsupaberit teha. Kuula mind ära, mees. Narva lähedal üks mahajätud seh. 2 käime aasta otsa iga nädal vahetus 12-tunnised päevad. Ja ma ütlen mees detsembriks. Meil on rull. Sa ei oleks siis nagu, kurat, rääkisid ära, tead, saabki jõuluda ja oma lehega perset pühkida. Tead, oma lehega, teine tunne. Tegelikult mul on lihtsalt see hirm, et äkki ma hakkan ka sinna vanusesse jõudma, kus mul võib see haigus külge hakata. Et nagu töö hakkab meeldima. Ma olen kõrvalt näinud, see tundub jube. Sest praegu mul on lapsepõlves see trots veel füüsilise töö suunas. Sest lapsepõlve mälestus on ikka, et kui sa olid 4 käpukil, siis oli vahva ja kohe, kui sa 2 jala peale tõusid, siis kõik olid nagu, et püsib püsti küll, mine vagude vahele, mine. Abikäsi ikka. Mis on muidugi liialdus, sest lapsepõlves kõik tundub maru hull sulle. Lapsena sul palutakse tund aega lehti riisuda, sa oled juba nagu. Kas ma olengi päris ori teie jaoks? Keegi tehke film, sellest ma olen ori. Aga ma pean ütlema, vanavanemad olid alati väga leebed. Ma mäletan, mu vanaema alati ütles, et las laps puhkab. Vaat ma olen mingi 20 juba. Tere aja, las laps puhkab. No. Mul ka vess. Ja siis vanaema oma haige seljaga mingi, las ma ise teen. Ja sa oled seal kõrval nagu, ja las vanaema teeb. No. Enugi inimene teha tahab, issand jumal, sa ei saa keelata. Ja siis su enda vanemad on ju sundisid sind asju tegema. Ja üks asi, mis mind alati närvi ajas, oli see, et mu isa alati valetas mulle. Sest ma alati küsisin täpsustuseks, kaua läheb. Sest mul oli sitaks tihe graafik. Ja ta alati valetas. Ta oli mingi, tule, laume puuriida ära. Mul on nagu, kaua läheb? Ja ta mingi, 15 mintse. Ja kes on kunagi puuriita ladunud, siis 15 minutit on selline tugev korv, mille sa tuppa viid võib-olla. Ja alati mingi 8 tundi hiljem päike loojub, sa oled pooliku riida ees, nagu kuidas see 15 oli? See ei ole valmis isegi, tee oma kell kord. Ja siis maal alati on mingi stamplaused ka, mida öeldakse stiilis, et ei no maal on alati midagi teha. Nagu see oleks positiivne. Sa just ütlesid, mitte kunagi ei saa valmis, pane kinni siit projekt, otsime midagi uut. Ja siis mingist teed, kes su vanemad on üllatunud, kui sa ei taha enam maale kaasa tulla. Nad on nagu, et miks sa ei taha maale tulla? Lähme koos maale puhkama, miks sa ei taha maale puhkama tulla? Ma ei tea, miks vanaema ei taha Estreväliga Siberisse minna. Ma ei ürita öelda, et maal oli sama hull kui Siberis. Palju hullem oli. Ja see tänase päevani ikka loobitakse seda ka vahele. Vaata, aga tee tööd, siis tuleb armastus. Kas keegi luges raamatu lõpuni või? Tõe ja õiguse kogu point on, et ei tule. Kõik surevad, väga kurb on. Kõik surevad, keegi hukkub üle lävepaku surnuks, keegi poob ennast üles, kõik surevad. Lõpuks Andres üksinda vaatab tühja põldu, kivid tulevad uuesti mullasest välja, mida vittu.
ei tule. Ja ma arvan, et sellepärast Eestis nagu ristiusk ka kunagi väga levima ei hakanud. Ma eeldan, kui see esimene missionär tuli selle jutuga, et pühapäev on Jumala jaoks puhkepäev. Siis eestlased olid nagu pühapäev on niitmispäev. Sellist Jumalat ma ei saa uskuda. Ja see nagu stress ja pinge, mis me paneme endale, see ei saa hea olla. Ja mind häirib alati, kui ajakirjanduses räägitakse eestlaste tervisest, see on alati mingi suvalised soovitused. Alati on mingi, et Vahemere dieet. Kui me sööks Vahemere dieeti, siis me elaks kauem. Ja ma ei ole kindel, et okei, ma saan loogikast aru, on ju see, et Vahemere maades inimesed elavad kaua, asi peab dieedis olema. Aga ma ei ole kindel, et kui me tomati ja fetajuustu kuubiku lisame, et me nüüd kauem elame. Sa võid oma autopaaki panna 98 kütust, aga kui sul on pöörded põhjas ja hüppesse, et see ei päästa sind. Võib-olla on asi selles, kuidas Vahemere maades elatakse. Mulle väga meeldivad nende kombed. Vahemere maades näiteks, kui on palav päev, mis tehakse, on see, et lõuna ajal kõik lähevad tuppa magama. Siesta, väike tuduaeg. Kõik kohad pannakse kinni, palavan. Rimi, fuck you, kinni, palavan. Ja ei ole mingit silti, et tagasi 15.00. Ma ei tea siis, kui jahe on. Kui meil on kuumalaine, kas me läheme varju, kas me läheme magama? Ei, me läheme päiksele lähemale. UV-indeks on kõrgel, ma lähen paljalt katusele vastu talle. Ja päiksekaitsekreem. Keegi pange päikesele minu eest kreemi. Mul on tunne, et eestlasena, kui sa saad 18, siis läheb munataimer sinu esimese infarkti suunas käima. Sest kohe, kui sa 18 saad, esimene stress on ju, sa pead kodust välja kolima. Siis sa näed kinnisvaraindasid ja sa oled nagu... Kas see oli esimene ju? Samas ma ei tea, vaata Itaalias, 35-aastased ikka elavad 3 vanaemaga koos. Ja küsi neilt, kuna sa välja kolid. Nad on nagu, et miks? Nii noored, issand jumal, ootame, turg jahtub natuke. Ja nad võtavad kõike stressivabamalt. Eestis on parklas ka, kogu aeg on stress, kellegi autouks läheb teise auto vastu, kohe on draama. Kriim, ukse peal on kriim, see on mingi 5 sotti. Jaluta Pariisis ringi, vaata tänavapildis autosid. Sa oled nagu, issand jumal, kas see mingi kokkuostu laksin või? Ja nad on nagu, see või? Külgboks. Mis ma vaatan, et minu rool oleks paralleelselt tema peegliga või mine persse, ma hakkan tagant minema, põmm. Külgboks taskus. Isegi riigina Eesti on stressis kohe, et Eesti on nagu see, et riigi võlg peab 0 olema, Eesti ei või võlgu olla. Ja ma ei tea, vaata kreeklasi, suht mõnus tundub. Nad isegi ei mäleta, palju nad võlgu enam on. Ja kas midagi juhtus? Mitte midagi ei juhtunud, tüübid on ikka mere ääres, söövad seda tsikikastet, see läheb ka tõenäoliselt liidu arvele. Ja vaat kuidas seal maades öeldakse sõna armastus. Võõras mees ütleb tänava peal, et armastab sind. Kuna sinu Eesti vanemad sulle ütlesid, et nad armastavad sind. Sa võid üksinda põllu lõpuni, ta keegi ütles sittagi sulle. Seega võib-olla Tammsaare oleks pidanud lihtsalt välja ütlema, et ma ei tea, võtke võlgu, magage välja, äkki tuleb. Ega ma ka ei tea. Ja ma just lugesin uudistes ka, oli mingi tabel välja toodud, kus oli kirjas, et Eesti meeste keskmine oodatav eluiga on Euroopa Liidus tagantpoolt 3. Jah, see ei olnud aplausi koht. Aga positiivse nurga alt lätlastele ja leedukatele tegime ära. Nii et selline Balti number 1 ikkagi. Ja ma vaatasin seda tabelit ja Sloveenias elavad mehed kauem kui meil. Sloveenias! Olete kunagi käinud või? Ma ka ei ole. Aga haige mõelda. Rumeenias elavad mehed kauem kui meil. Samas neil on Draakula, on ju. Kui siin on üks surematu vampiir, see tõstab drastiliselt keskmist. See on nagu... selline baasmatemaatika, see on nagu, kui Elon Musk on kohvikus ja keegi ütleb, täna olid kõik külastajad keskmiselt miljonärid. Ei olnud, Elon oli kohvikus. Ja samas mulle meeldib, et me oleme leppinud ka sellega, et Eesti mees sureb vara. Sest koroona ajal kõik teavitused, mis ma kuulsin, kõik teavitused oli see, et hoidke oma vanaemasid, hoidke oma vanaemasid. Keegi ei küsinud, aga vanaisa. Kõik oleks olnud nagu, millest sa räägid, mis mütoloogilisi olendeid me veel hoidma peaks. Ära köhi jõuluvanane suhu või kasva suureks.
ja samas ma saan aru ka näiteks, ma saan aru, miks naised kauem elavad. Vaat naised lihtsalt oskavad elus püsida. See on see kompliment, mis ma annan teile täna. Te raisk püsite elus. Mul oli üks sõbranna, käis reisil ja kohe, kui ta Eestisse maandus, helistas mulle, ütles, et kuule, jõudsin Eestisse, kas saad minuga EMO-sse tulla? Ja mul oli nagu, issand jumal, mis juhtus? Ja ta ütles, ma arvan, et mul on marutaud. Ja mul oli nagu, okei, see on päris tõsine. Miks sa arvad, et su marutaud on? Ja ta ütles, et reisil üks orav hammustas teda. Ja ma pean tunnistama juba eos minu jaoks liiga palju süüd selle orava peal. Elu sees ei usu, et mingi orav alustas seda päeva nagu täna mingi litsaab. Me kõik teame, et see tõenäoliselt juhtus nii, et Triin ja Liis jalutasid pargis, nägid oravat. Tee pilti, Triin, tee pilti, ma panen näpu suud alla, Ja nüüd on nagu, sa kuradi koheva sabaga väike vitrais. No. Kindlalt tiim orav selles olukorras. Ja null sümptomit, sest orav hammustas kohe EMO-sse ja kes on kunagi EMO järjekorras olnud, see on alati see pilt, mida sa näed seal. Alati on mingid naised jalg üle põlve ajakirja lugemas. Ja siis nende kõrval on mingi mees, kellel on kirves peas. Ja see mees ei tulnud vabatahtlikult EMO-sse. Margus läks kirves peas kontorisse ja kõik hakkasid vinguma. Kirves, mirves. Ma näen ekraani, kõik on okei. Okei, kui te tahate, et ma lähen, ju ma lähen. Ja siis, kui te EMO-sse jõudis, te ikka nagu, maks 30 minti rohkem ma jõutan, mul on asju teha täna. Aga naised juba ennetavad, vaat orav hammustab põmm kohe EMO-sse või ma ei tea, äkki ta õhtul pesi hambaid veel ja oli nagu, et suu vahutab. Marutaus. Ja naised, te nagu tunnete oma kehasid ka paremini. Alati, kui räägitakse toidu talumatusest, alati naised räägivad sellest. Ja see ei ole sellepärast, et meestel ei ole seda. Me ei saa aru lihtsalt. Naised saavad kohe aru, sa käid naisega väljas söömas, ta võtab ciabatta viilu ja on kohe nagu, ma ei oleks pidanud tegema seda. Alati, kui ma gluteeni söön, mul hakkab nagu mullitama, sellised väiksed mullid tulevad alati. See emotsioon, mida ma tunnen praegu, on sinine. Ma tunnen väga siniselt ennast praegu. Samas alati, kui meessoost sõpradega räägid tervise teemadel, see on alati stiilis, et ei noh, ma olen nagu 3 kuud verd situnud küll, aga ma ei tea, kas see probleem just on. Tegelema peaks. Seilame selle punase kõhulahtiuse lõpuni ja äkki tuleb rannik vastu. Ja minu arust parim näide, kuidas naised on oma kehadega ühenduses. Vaat see, kui naistel jäävad päevad, kas või päeva hiljaks, kohe on erioperatsioon. Kõik saavad telefonikõne. Mul jäid päev hiljaks, ole valmis. No, endised poissõbrad saavad kõnesid. Mul jäid päevad valmis. Me ei ole aasta aega näinud teineteist. Mul jäid päevad hiljaks, ole valmis. See sperma võis peidus olla. Ma ei tea. Tegelikult kutsuge MTV, pange kaamerad üles. Ma olen võib-olla rase. Ja ma olen mõelnud isegi, kui mehed hüpoteetiliselt, kui meil oleksid päevad, siis ma ei ole kindel, kui vastutustundlikud me oleks. Ma arvan, et sa räägiks oma sõbraga nagu, et kuna sul viimati oli? Ja no nüüd, kui sa mainid, siis ega mingi 6 kuud ei ole olnud küll. Mingi veider õllekas on kätte tulnud. Sellepärast mu nibud ongi valusad. Aga vähemalt sa tead, kui mehed saaks rasedaks jääda, kui kerge abort oleks, on ju. Saku toodaks seda. Saaksid toidupoest osta Saku abort laidi ja selle beebi lihtsalt ära jõua. Bolt Foodiga tellida peale rasket nädalavahetust. Juustupallid ja abort lait mulle, palun. Kuulge Tallinn, see oli minu aeg, aitäh teile, nautige suvetuurid.